Tere kõigile ja tere tulemast saatesse Juudimaailma nädal kanalil i24 News English. Mina olen Emily Francis. Igal nädalal keskendume lugudele, probleemidele ja isikutele, mis pakuvad huvi juudi kogukonnale siin Iisraelis ja kogu diasporas, ülemaailmses juudi kogukonnas. Ja nagu alati, alustame selle nädala olulisemate juudi maailma uudistega. Vaadake. Austraalia kohtunik otsustas, et kurikuulsast antisemiitlikust viraalvideost pärit videosalvestisi ei saa kohtuprotsessil kasutada. Salvestisel olid 2 vormiriietuses medude, kes rääkisid Iisraeli sisuloojaga veebivestluse foorumis, öeldes, et nad tapavad ja on juba tapnud Iisraeli patsiente. Kohus otsustas, et see saadi ebaseaduslikult ilma asjaosaliste nõusolekuta ning välistas selle Uus-Lõuna-Walesi seaduse alusel. Prokuröörid peavad nüüd tuginema muudele tõenditele, sealhulgas salvestaja ütlustele. Pärast laastavaid maavärinaid Caracases saatis Iisrael abimissiooni Venezuelasse. MTÜ Israel saatis hädaabimeeskonna kiireks reageerimiseks ja vaimse tervise toetamiseks, eriti umbes 500 ümberasustatud juudi perekonnale. Venezuelas on tuhandeid inimesi hukkunud ja veelgi rohkem on jäänud kodutuks. Ja lõpuks on Clive Davis, juudi päritolu rockmuusika produtsent, kes oli Janis Joplini, Bruce Springsteeni ja Billy Joeli edu taga, surnud 94-aastaselt. Tema Kireva karjääri jooksul oli ta ka CBS Recordsi plaadifirma juht, kes kunagi kaebas ta kohtusse, kuna väidetavalt oli ta neilt $1000 kõrvale pannud isiklike kulutuste, sealhulgas oma poja bar mikva eest tasumiseks. Seejärel lõi ta uue plaadifirma Arista ja sõlmis lepingud Aretha Franklini ning noore Whitney Houstoniga. New Yorgi linnapea Zohran Mamdani progressiivne kampaania muutub veelgi tugevamaks pärast seda, kui tema toetatud kaugele vasakule kalduvad demokraatlikud sotsialistid võitsid USA Demokraatliku partei kongressi eelvalimistel. 2 Palestiinat toetavat ja väga Iisraeli vastast kandidaati on nüüd vaid ühe sammu kaugusel sellest, et esindada osi Upper Manhattanist, Bronxist, Queensist ja Brooklynist. Sellest lähemalt minu loos. Linnapea Zohran Mamdani kõrval seistes kindustas Dariauza Vila Chevalier New Yorgi progressiivsele liikumisele suure võidu. Ma näen meie tulevikku. Ma näen New Yorki, mida me kõik endale lubada saame. Ma näen. New Yorki, mis sõeliselt investeerib oma lastesse, mitte pommidesse. 32-aastane naine tõrjus ametist 5 ametiajaga New Yorgi 13 ringkonna esindaja, mis hõlmab Upper Manhattanit ja Bronxi. Doktoriõppe tudeng on oma Iisraeli vastase seisukoha selgelt esile toonud, osaledes protestidel vaid mõni päev pärast 7. oktoobri veresauna, samuti Columbia ülikooli laagrites kuni valimispäevani. Samuti toetas Mamdani demokraatliku sotsialisti Claire Valdezi, kes võitis eelvalimised New Yorgi 7. ringkonnas, mis hõlmab osi Brooklynist ja Queensist. Ta on olnud ka häälekas, süüdistades Iisraeli genotsiidis. Linnapea Mamdani toetas samuti juudi vasakpoolset kongressikandidaati Brad Landerit ja New Yorgi osariigi assamblee kandidaati Ilapia Saritupachi. Sa mäletad sõnu, vabadus puudusest, vabadus hirmust, usuvabadus. Sa mäletad nii palju sellest, mis kunagi oli keskne, tõeline osa sellest, mida tähendas olla demokraat. On aeg mõned neist arusaamadest tagasi tuua. Brad Lander, endine linnakontrolöör, on olnud üks Mamdani silmapaistvamaid juudi liitlasi. Ta kindustas Demokraatliku partei eelvalimiste võidu New Yorgi 10. ringkonnas, mis hõlmab ala Manhattani ja osa Brooklyni piirkonnast. Selle poliitika kogu mõte on see, et me ei tee kellegi inimlikkuse arvelt kompromisse. Valijad, kes ei taha saata 2000 naeraseid pomme lapsi tapma Gazasse, ei taha teha kompromisse kellegi inimlikkuse arvelt ja me ei pea seda ka siin tegema. Samuti võitis ta juudist 2 ametiajaga senise esindaja Dan Goldmani üle. Ma helistasin just Bradile ja õnnitlesin teda võidu puhul ning soovin talle kõike head, kui ta asub esindama seda suurepärast ringkonda. Surnud presidendi John F. Kennedy pojapoeg Jack Schlossberg tegi kõvasti kampaaniat Upper West Side'i kohale, mida oli 30 aastat hoidnud kongressman Jerry Nadler, kuigi tal ei õnnestunud. 33-aastane loodab, et Ameerika tulevikku kujundab uus noor demokraatide põlvkond.
Meil pole vaja ainult nooremaid kandidaate, meil on vaja teistsuguseid juhte, meil on vaja teistsuguseid poliitikaid. Meil on vaja teistsuguseid arusaamu nende inimeste eludest. Inimesi, kes on valmis ausalt rääkima elukallidusest, korruptsioonist ja kartmatult põhiseadusest. Kuna Saksamaa on nüüdseks ringiga tagasi jõudnud ja saanud üheks Euroopa kõige tulihingelisemaks Iisraeli toetajaks, on Münchenis töös uus holokausti hariduse keskus. Selle aldatuse, mille tegi 2023 aastal Yad Vashem, sai toetuse Saksamaa kantsler Friedrich Merzilt. Meiega liitub nüüd Jeruusalemmast Yad Vashemi esimees Dani Dayan. Tere ja aitäh, et olete siin. Tere, aitäh kutsumast. See on kindlasti märkimisväärne olukord. See on ilmselgelt väga oluline. Selgitage, miks see oli Yad Vashemi oluline algatus ja kui kaua te selle kallal töötasite enne, kui selle 2023 aastal välja pakkusite? See idee oli siin kaua aega õhus, aga oma Berliini külastusel 2023 aasta jaanuaris tegin selle ettepaneku tegelikult kahele isikule. Tolleaegsele kantslerile Olaf Scholzile ja tolleaegsele opositsiooniliidrile Friedrich Merzile. Mõlemad võtsid selle idee vastu põnevusega. Pean ütlema, et kui härra Merz asendas härra Scholzi kantsleri ametikohal, toimus üleminek sujuvalt. Me pühendasime üsna palju aega põhjaliku teostatavusuuringu tegemiseks. Uurisime mitmeid võimalikke asukohti, sest oli algusest peale täiesti selge, et see ei tule Berliini. Seal on juba piisavalt holokausti mälestusasutusi. Ja lõpuks otsustasime selle paigutada Münchenisse Baieris laiendusega Leipzigis Saksimaa. See on nüüd huvitav tead. Samuti kohtad nüüd palju sakslasi, kes on nende jõhkruste toimepanijate lapsed. Ja sa tõesti saad tunda, vähemalt minu enda kogemuse põhjal, et noored inimesed häbenevad oma esivanemaid. Kas nad saavad Saksamaal selle kohta juudi haridust ja kas see on mõeldud kõigile või peamiselt kohalikele, kes Saksamaal elavad? Ilmselgelt see toob juutide vaatenurga holokaustile nende inimeste maale, kes olid toimepanijad ja seda pole lihtne öelda. Yad Vashem on holokausti institutsioon, mis esindab ohvreid ja Saksamaa on toimepanijate maa. Aga teate, sa rääkisid vanavana-isadest või vanavana-isadest. Minu jaoks on oluline öelda ja ma mainin seda alati ka Saksamaa võimudele, et tänapäeval on Saksamaa multietniline, multikultuurne ühiskond. Aga Saksamaa kodakondsusega peaks kaasnema väärtuste kogu, pühendumus, kohustused ja teadmised. See ei sõltu küsimusest, kus teie vanaisa oli teise maailmasõja ajal, Shoah ajal. Ja Müncheni keskus, Yitzhak Rabini keskus Münchenis ja selle laiendus Leipzigis teenindavad kogu Saksamaa liitvabariiki ja tõenäoliselt ka naaberriike. See on spetsiaalselt mõeldud õpilastele, noortele õpilastele, gümnaasiumi üliõpilastele, aga ka Saksamaa üldsusele. Nüüd, arvestades, et me näeme ellujäänute arvu vähenemist, kes on veel elus, kas see on osa sellest? Kas sinna tulevad ka alles jäänud holokausti ellujäänud, kes osalevad või peavad kõnesid? Kas see on üks hariduskeskuse eesmärkidest? Ei, mitte tingimata tead kahjuks, aga paratamatult mõne aasta pärast. Ma ei tea täpselt kui palju, aga me oleme põlvkondade ristteel. Täna sündinud lastel ei pruugi kunagi olla seda privileegi, mis meil oli. Kuulata ellujäänute lugusid. Nii et ma ütleksin vastupidi, see on ettevalmistus tunnistajate järgseks ajastuks, mille lävel me juba seisame. See saab olema üks meie viisidest, kuidas luua sidet nooremate põlvkondadega, kellel ei ole enam võimalust kuulata ellujäänute lugusid. Ellujäänu kuulamine oli kujundav kogemus, mis meil kõigil oli holokausti teemade mõistmisel. See on nagu seista sillal, mille üks ots on meie ees ja teine ots on Auschwitzis.
mitte miski ei saa täpselt seda kogemust asendada. Aga uues hariduskeskuses, nagu me teeme siin ja ka Yad Vashemi keskuses Jeruusalemmas, otsime me viise, kuidas kompenseerida seda, et meil pole enam võimalust ellujäänutega kohtuda. Ja tead, üks viimane asi, mida ma tahan mainida, see pole olnud vastuseisuta. On olnud neid, kes on seda kritiseerinud. Meedias on öeldud, et seda algatust ei saa valitsusest lahutada. Kuidas sa sellele vastad? No see näitab teatud määral teadmatust. Yad Vashem ei ole Iisraeli valitsusasutus, see on riigi asutus, mitte valitsuse oma, ma ütleksin isegi nii. See on juudi rahva asutus, mitte ainult Iisraeli riigi oma. Me oleme täiesti iseseisev institutsioon, me ei saa valitsuselt juhiseid, korraldusi ega poliitilisi suuniseid. Me oleme 100% pühendunud ajaloolisele täpsusele, holokausti ajalooliselt täpsele mälestamisele. Ja on olnud lugematul hulgal juhtumeid, kus Yad Vashemi ja Iisraeli valitsuse poliitika vahel on olnud lahknevusi. Kui meie ja Iisraeli riigi vajaduste või poliitika ning ajaloolise täpsuse vahel on lahknevus, oleme alati olnud ja jääme alati ajaloolise täpsuse poolele. Hästi. Suur tänu, Dani Dayan, Yad Vashemi esimees. Aitäh! Kui kasutate sotsiaalmeediat, nimelt Xi, Instagrami ja TikToki, olete võib-olla märganud, et teie voogudes kasutatakse üha rohkem sõna goi. See on sõna, mida juudid on pikka aega kasutanud mittejuutide kirjeldamiseks, kuid nüüd on selle omastanud paremäärmuslikud veebikogukonnad, et levitada tuhandeid aastaid vanu antisemiitlikke stereotüüpe. Meie Joe Brown räägib sellest lähemalt. Ma pean sulle midagi ütlema enne, kui goid teada saavad ja me peame selle lõpetama. Ja nimelt on paremäärmuslased kinnisideks võtnud sõna goid ning on kuidagi leidnud uusi ja innovaatilisi viise antisemiitlik olemiseks. Kui sa oled viimase aasta jooksul internetis olnud, oled võib-olla märganud õna goi kasutatakse üha rohkem. See on jidiši sõna, mis tähendab inimest, kes ei ole juut. Võib-olla oled näinud ka selle erinevaid vorme, nagu goi katsel ja goi slop. Laimuvastane liiga kritiseeris sel nädalal ajalehte New York Times artikli eest, mis käsitles mõistet goi slop, öeldes, et nad teid antisemiitliku, kuid suhteliselt niši kuuluva internetifraasi peavoolu. Aga kuidas saab termin, mida juudid kasutavad mittejuutidest rääkimiseks, olla antisemiitlik? Üks sõna. Kontekst. Kõigepealt kõigile goidele, kes kuulavad, võin kinnitada, et see ei ole juutide seas tavaline sõna. Kui me seda kasutame, siis teeme seda naljatledes. Üks põhjusi, miks see sõna viimastel kuudel populaarseks sai, on see, et seda mainis kahjuks juudi päritolu Jeffrey Epstein oma nime kandvates toimikutes. Ma ei taha olla see mees, kes kaitseb Jeffrey Epsteini, kuid on üsna selge, et ta tegi nalja. Aga see, et ta seda ütles, on õhutanud selle termini kasutamist antisemiitliku koeravilena, kujutades juute kui ülemvõimu omavaid, maailma juhtivaid ja mittejuute etturitena kasutavaid inimesi. See pole sugugi uus nähtus. Meemid nagu koimid teavad, sulgege see, on olnud paremäärmuslikes foorumites aastaid tavalised. Aga selles uues versioonis on meil goi kariloomad, keda juudid karjatavad ja keda toidetakse nende goi söödaga. Termin, mis tähendab odavalt toodetud toitu või sisu. Kõik need kaaperdavad jidishikeelse termini selleks, et levitada vana antisemiitlikku stereotüüpi, nagu juhiksid juudid maailma. Mis rass omab 85% meediaettevõtetest? Ma ütleksin, et valged. Ei, juudid, mis rassist on 80% suurte korporatsioonide tegevjuhtidest? Ja siin ongi paremäärmuslased kavalad oma antisemitismi vastase suhtumisega. Nad varjavad seda iroonia, meemide ja siseringi naljade kihtide alla. See tahtlik piiride hägustamine muudab selle äratundmise raskeks ja põimib need terminid Z-generatsiooni ning pidevalt internetis olevate inimeste sõnavarasse. Selles New York Timesi artiklis, mida ma mainisin ja kus ADL oli sellest lausa kinnisideeks haaratud, tsiteeriti 15-aastast keskkooliõpilast, kes ütles, et umbes 70% tema lennust tunneb seda fraasi, kuid neil on vaid ähmane arusaam, et see võib olla kuidagi seotud juutidega. Aga nad ütlevad seda ikkagi, sest see on meem. See on olnud äärmusparempoolsete taktika juba üle 10 aasta. Ole avalikult antisemiitlik, aga peida see nalja sisse. Nii et kui keegi sind selle pärast kritiseerib, saad öelda, rahune maha, see on ju ilmselgelt lihtsalt nali.
ja siis muutub see siseringi naljaks. Ja nii olemegi jõudnud tänasesse päeva. Mida me saame selle vastu teha? Ausalt öeldes mitte midagi. Kui me ütleme neile, et nad lõpetaksid ja näitame, et see teeb meile haiget, julgustab see neid veelgi kaugemale minema. Kui me seda ignoreerime, siis see kasvab ja võimaldab antisemitismil veelgi sügavamale meie ühiskonda imbuda. Ainus asi, mida me teha saame, on teha seda, mida me kõige paremini oskame. Jätkame koide kontrollimist. Olgu, vahetame teemat. Üks maailma väiksemaid usukogukondi, samaarlased, tähistasid just oma Shavuoti püha. Iidset rituaali, mis hõlmab öiseid palveid ja hingematvat jalutuskäiku püha Gerisimi mäe tippu päikesetõusul. Vaadake neid vapustavaid pilte nende pidustustest. On Varadžane koidik Gerisimi mäel. Tuul kannab tolmu ja kahvatud hommikuvalgust palvehelide saatel. Samaritlased laulavad mäetipus merelaulu, tähistades oma Shavuoti, lauldes ja õppides kogu öö toorat. Palved algasid südaööl küla sünagoogis Kiryat Lusas läänekaldal, enne kui palvetajad alustasid oma teekonda mäetippu, peatudes vaid palvetamiseks. Ja jõudes pühale paigale, kus samaritlased usuvad, et Abrahamit prooviti ning kus Joosua püstitas kivist altari, Samaritlaste Toora versioonis tegi seda Joosua ben Nun, kui ta ületas Jordani jõe. Ta ehitas kohe altari Gerisimi mäele ja asetas 12 kivi nende määratud kohta. See on iidne rituaal. Arheoloogilised tõendid näitavad, et samariitlased osalesid Shavuoti palverännakul Gerisimi mäel vähemalt 2500 aastat. Erinevalt peavoolu juudi traditsioonist tõlgendavad samariitlased piibeliku juhist lugeda 50 päeva hingamispäevale järgnevast päevast, tõlgendades seda sõna-sõnalt pühapäevana. Nende festival kestab 7 päeva, mille jooksul toimuvad öö läbi kestvad palvused ja rituaalid. Samariitlaste kogukond on tegelikult terve rahva järeltulija, kellel oli oma keel, oma lipp, oma ajalugu. Nii määratletakse iga rahvast ja rahvust. Ja meie käsk on hoida hõõguvat sütt ja anda tõrvik põlvest põlve edasi, nagu mina teen seda oma laste ja lastelastega. Mina olen 126. põlvkond ja minu lapsed on 127. põlvkond. Ja minu lapselapsed on 128. põlvkond selles riigis. Menashe Tsatka kuulub ühte 4 perekonnast, mis moodustavad Iisraeli samaarlaste kogukonna. Tegelikult oleme maailma väikseim kogukond, kuigi kunagi oli meid 2 miljonit inimest. Aga kõik impeeriumid, mis siit on läbi käinud ja kõik sõjad, mis on tavanud Iisraeli rahvast Iisraeli maal, on kahjustanud ka samaarlaste kogukonda. Me jõudsime madalseisu, kus meid oli veidi üle 100 inimese. Ja tänu Jumalale oleme täna 21. sajandi alguses 905 inimesega kogukond. Samariate Shavuot on üks 3 iga-aastasest palverännaku pühast, mis nõuab kogu kogukonnalt mäele tõusmist ja palvetamist. Olgu, on 4. juuli nädal ja selle aasta pühal on veelgi suurem tähendus, kuna USA tähistab oma 250. sünnipäeva. Ja kuigi Ameerika Ühendriikides on sel aastal poliitiliselt üsna palju polariseerumist, on 4. juuli siiski püha, mida tähistatakse koos pere ja sõpradega, nautides traditsioonilisi ilutulestikke ja head vana Ameerika soul foodi. Ja meie, siin Iisraelis elavad välismaalased, tunneme, kuidas see meie maitsemeeli ahvatleb. Me igatseme oma lemmikmaiustusi. Meiega on nüüd stuudios liitunud 2 venda, kes kuuluvad suurde perekonda. Meil on siin Feivel ja Mendel Oppenheim, Bodega Burger Tel Avivi kaasomanikud ja kaasasutajad. Tere! Tere, Emily! Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh, et siin oled. Ja kõigepealt, vaata, kui palju armastust on 2 venna vahel, arvestades, et te töötate koos. Ja ma tean, et teil on veel õdesid vendi. Kuidas teil õnnestub see kõik toimima panna? Tead, see on nii naljakas, et sa seda ütled. Kõik taandub vanematele. Okei, nii et teil on head vanemad. Või kindel olla. Nad küsivad meilt alati, kuidas te oma õdede-vendadega koos töötate. Mina küsin neilt alati, kuidas te ei tööta oma õdede-vendadega koos. Who's all this? Me töötame koos. Me hoiame üksteist ja armastame üksteist. What me?
Te kasvasite üles Iisraelis, aga teie vanemad on ameeriklased. Kui oluline oli nende jaoks, et te kasvades mäletaksite, et olete ameeriklased ja et te tähistaksite mõningaid neist pühadest? Lapsena käisime me alati koju, ma mõtlen vanavanemate juurde ja saime külla minna. Ja mu vanematel oli oluline, et meil oleks suhe nende vanematega. Nii et me käisime igal suvel ja nautisime seda kõike. Kui see tähendab kõiki burgereid ja friikartuleid ning kogu pizzat ja kõiki neid klassikalisi Ameerika kohti. Ja iga kord, kui me reisisime edasi-tagasi, tahtsime neid nostalgilisi maitseid siin kodus Iisraelis tagasi saada. Aga me lihtsalt ei leidnud neid. Nii et me otsustasime, et peame need ise siia tooma. Ma tean, see on lihtsalt üks asi, mida nad siin õigesti teha ei suuda. Ma ei taha selle riigi suhtes solvav olla, aga ameeriklasena on see üks minu suurimaid pettumusi. Nad ei tee kukleid õigesti. Nad ei tee ka sõõrikuid õigesti. Tead küll, hotdogid ilmselgelt ei saa sa siin neid veiselihast frankfurtereid nii lihtsalt nagu Ameerikas. Seega selgita, mida sa siia tõid. Jah. Ma pean ütlema, et mul on nii hea meel, et sa just ütlesid, et sa ei saa, sest nüüd sa saad. Nüüd me saame, kallis. Sa võiksid saada korralikke kukleid, korralikke 100% veiselihast hotdoge. Me teeme seda õigesti. See ei ole tavaline marineeritud kurk. See on tilliga marineeritud kurk. Me ei tee nalja ja teeme seda, millesse usume. See ongi korralik Ameerika toit. Korralik. Ja mis on võti? Jah, meie jaoks on samuti väga oluline, et kõik saaksid tulla ja nautida. Sellepärast me ei tee ühtegi järeleandmist ja hoiame selle košerina. Seega kasutame vegan juustu ja suitsutame oma peekonit, veisepeekonit koha peal. Nii et see on tõesti ja see on košer ja see on košer. Kuidas sul saab olla veiseliha ja veisepeekoniga juustuburger ja näitad seda mulle? Kuidas? Kuidas see toimib? Kuidas see toimib? No. Siin see on. See on ilus. Ta on tõeline kaulitar. Meie peekon on valmistatud veiselihast. Me suitsutame seda koha peal. Meie juust on valmistatud kookosõlist. Tead, tihti pannakse tofu, aga see pole õige maitse. Ja siis on sul see eepiline Ameerika burger. Wow. Ja need kuklid, kuidas sa neid nii hästi teed? Nagu jälle, nad ei saa aru. Sina. Jah, ma räägin paljudele. Paljud inimesed oli podaga juures tõesti maagia vastu huvi tundnud. Vot, just nii. Ja sina teedki seda maagiat. Nii et mis meil siin on? Selgita palun toitu, sest ma olen näljane ja juba hakkan sööma. Ma tegin seda juba enne intervjuud. Nii et, Mendel, kas tahad alustada? Räägi hotdogist. Jaa. Olgu, see on siis meie hotdog, see on üsna meie firma roog ja mis on hotdogide juures naljakas on see, et inimesed tegelikult ei saa sellest aru. Ameerika juudi kogukonnal oli toidu osas nii palju panust. Kui sa nüüd seda vaatad, siis neid hotdoge kutsuti varem frankfurteriteks, sest et tuli Frankfurdist. Ja siis tulid juudid ning selle asemel, et neid sealihast teha, tegid nad neid veiselihast ning juudid tõidki hotdogid. Kõik pesapallimängud. Klassikaline iseseisvuspäeva Nathani hotdogi võistlus. Kajastasin seda igal aastal, kui ma New Yorgis töötasin ja see ajas mind ausalt öeldes iiveldama. Aga see on siia nii traditsioon. Nathani hotdogid kindlasti ja see on üks suurimaid, tead küll, Ameerika stiilis toite, mis maailmas olemas on. Ja ka isiklikult, mis meid selle tootega nii isiklikult puudutab, on see, et kui me kõnnime Coney Islandil, meie vanaisa lood, kuidas ta 30-ndatel ja 40-ndatel enne liiklust rattaga randa sõitis. Enne seda kõike tead. Ja need olid tema head vanad ajad. Jah, kindlasti. Kui te praegu pilti vaatate, mida te näete, siis see on minu vana-vanaisa. 1929 aastal Sohos, New Yorgis. Kui te vaatate hästi lähedalt, siis näete, et tal on menüüs frankfurterid menüüs. Nii et ta tegi juba siis ise frankfurtereid. Ja nüüd oleme Iisraelis. See on nii lahe aastaid hiljem. Jah. Teeme kuumaks. Koerad, kui ta oleks vaid sellest kinnisvarast kinni hoidnud. Jumal ma. Isegi ei tea. Aga keegi ei teadnud, mis Sohos saab. Tead küll, terve 100 hiljem. Okei, nii et nüüd räägi ka burgeritest ja ka kõik see on nagu tehtud armastusega ja sinu enda salajase retseptiga. See on nagu Big Maci retsept, mida sa välja ei anna. See salakastme retsept on selleks, et meie saaksime nautida, aga ei teaks, kuidas sa seda teed. Põhimõtteliselt. Aga veel üks asi, mida sa peaksid teadma, on see, et meie bodegas teeme smash burgerid.
meie teeme ainult Smashburgerid, sest see on meie nostalgia, me räägime sellest kogu aeg. Me lendasime Ameerikasse, minu isa töötas ka aastaid tehnoloogia valdkonnas. Nii et usu või mitte, kui Shake Shack väga populaarseks sai, siis tõi ta Shake Shacki lennukiga kaasa. Sest 3. terminalis oli Shake Shack, ta lendas sinna Shake Shacki pärast kohale. JFK. Kotid ja veel kotid. Ja lugematu hulk hotdogi saia nagu. Meil on ka lisakott, nii et sa pead sellega tegelema, eks. Ja enne kui aeg otsa saab, meil on ka kana. Meil on Dr. Pepperi piparmünt, nagu kes oleks arvanud, lihtsalt tähistame doktor. Pepperi sünnipäeva, ma arvan, et see oli aprillis. Kui vana see on? Sellele 125 aastat vana või midagi sellist. Wow, yeah. Me pidasime sünnipäevapidu ja meil oli väga lõbus. Hämmastav, aitäh sulle. Kas te olete 4. avatud? Ja. Laupäeva õhtu, loomulikult, muidugi. Me tegelikult pakume ka hotdogi komplekte, nii et sa saad isegi koju kaasa võtta ja ise oma hotdoge teha ning seda õigesti teha. Imeline, on nii tore, et sa stuudios oled. Aitäh, et mind kutsusid. Suur aitäh teile mõlemale ja kindlasti minge Bodega Burger Tel Avivi. Kus te asute? Carly Ostis Nelatist. Väga hea. Suur aitäh teile kõigile. Ma ei jõua ära oodata, et süüa. Ma ei tee seda. Olen õppinud, et kaamera ees ei tasu süüa, sest tavaliselt juhtub midagi mu riietega. Aitäh kõigile, et vaatasite Juudi maailma nädala kokkuvõtet. Mina olen Emily Francis ja soovin teile head 4. juulit ning palju õnne sünnipäevaks Ameerika 250 aastat.